tere! Nädalapeatüki Massei alguses on öeldud, need on Iisraeli laste rännakud, kui nad lahkusid Egiptuse maalt väehulkadena Moosese ja Aaroni juhtimisel. Salm rõhutab, et tegemist on rännakutega, mis tähendab, et juudid pidid läbima palju rännakuid, et lahkuda Egiptusest. Selle kohta tekib küsimus. Juudid lahkusid Egiptusest ühe rännakuga, Ramsesest Sukoti, ja kõik ülejäänud 42 rännakut olid juba peale lahkumist Egiptusest. Miks salm rõhutab, et rännakuid oli palju? Samamoodi peab aru saama, milles seisneb 42 rännaku mõte, mida juudid pidid ette võtma peale nende lahkumist Egiptusest ja enne nende tulekut Iisraeli, heale ja avarale maale. Võiks öelda, et alates esimesest rännakust, kui nad lahkusid Egiptusest, heebrea keeles Mitzraim, mis on seotud sõnaga Mitzarim, piirangud, tundsid nad avarust. Niipea kui inimene lahkub mis iganes piirangutest, tunneb ta avarust ja vabadust. Milleks on siis vaja ülejäänud 42 rännakut? Piirangutes ja avaruses on olemas mitmeid tasemeid. See, mida madalama taseme puhul nimetatakse avaruseks, on kõrgema taseme puhul piirang. See kehtib seni, kuni inimene ei jõua viimase tasemeni, täieliku vabaduseni, Jordani äärde Jeeriku kohale. Selles seisnebki 42 rännaku mõte, mis viisid Egiptusest heale ja avarale maale. Esimese rännakuga lahkusid juudid Egiptusest ja tundsid vabadust, kuid jõudes kõrgemale tasemele, hakkasid nad tajuma oma vabadust kui piirangut. Seega oli vaja minna järjekordsele rännakule, et uuesti lahkuda piirangutest. Ja selles seisnebki salmi mõte. Need on rännakud, kui nad lahkusid Egiptuse maalt. Ülejäänud 42 rännakut olid vajalikud selleks, et jõuda eesmärgini, Jordani äärde Jeeriku kohale, täieliku vabaduseni. Toora on igavine ja selle õppetunnid kehtivad igas põlvkonnas, eriti kõik, mis on seotud lahkumisega Egiptusest. Nagu on öeldud Mishnah traktaadis Psahim, peab inimene nägema ennast, justkui ta täna lahkus Egiptusest. Ja selles seisneb juhis meie Jumala teenimisele. Kui inimene jõudis oma enese parandamises nii kaugele, et tema Jumala teenistus ei ole enam piiratud tema inimliku arusaamaga, siis isegi see pole piisav, kuna kõrgema taseme seisukohast tasub ta endiselt piirangutes ja peab jätkama enese parandamist ja edasiliikumist. Antud mõtet saab illustreerida palve näitel. Palve on vaimne töö. Palve on trepp, mille alus asub maal, kuid mille tipp ulatub taevani. Palvetades liigub inimene alt üles, piirangutest avarusele. Palves on mitu tasemet. Kuigi iga tasemega lahkub inimene oma endisest seisundist, siiski sellest ei piisa ning inimene peab pidevalt liikuma üles. Kõigepealt peab inimene valmistama ennast palvele. Kuidas tema, inimene, kes on piiratud füüsilise kehaga, saab palvetada piiramatu Jumalale, eriti kui ta on teinud ennast mustaks patuga. Selleks peab ta eraldama ennast kõikidest oma tegudest ja oma olemusest ja ainult siis saab ta seista Jumala ees ja palvetada. Hommikupalvuses on 4 taset, kus võrreldes iga järgmise tasemega on eelmine piirav. Palvuse kõrgem punkt on seisupalve Amida, kus inimene täielikult lahkub oma olemusest ja seisab Jumala ees kui ori peremehe ees ja ütleb, Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Seisupalves on 2 vastandlikku aspekti. Ühest küljest peab palvetades täiesti ennast annuleerima, justkui kordades seda, mida sulle öeldakse. Teisest küljest seisupalve keskendub palvetamisele oma isiklike vaimsete ja füüsiliste vajaduste eest. Kõikides seisupalvete eelnevates palvetes ei mainida ühtegi füüsilist vajadust, kuid seisupalve peamiselt keskendub palvetamisele füüsiliste vajaduste eest. Seisupalve asub hommikupalvuse kõige kõrgemas punktis, kus on võimalik isegi vastandlike asjade ühendamine. Mida kõrgemale vaimsele tasemele jõutakse, seda suurem on ühinemine. Jõudes
Teatud vaimsele tasemele võib inimene öelda, et ta on juba piisavalt enda peal töötanud ja ennast parandanud ning tema on rahul tasemega, kuhu ta jõudis. Kes ütles, et ta peab veel pingutama? Kuid ta peab teadma, et ta peab olema pidevas liikumises ja mitte püsima ühel kohal. Iga päev, mida Jumal inimesele annab, peab ta täitma oma eesmärki selles maailmas. Selles seisneb rännakute õppetund. Inimene ei tohi kunagi olla rahul oma praeguse tasemega, nii peab pidevalt ennast arendama ja edasi liikuma. Teisest küljest, kui inimene on masenduses ja asub madalal tasemel, ei tohi ta kunagi ahastada, kuna tänu pingutustele suudab ta alati lahkuda oma praegusest seisundist ja jõuda kõige kõrgemale tasemele. Ja isegi kui inimene võib arvata, et ta asub nii madalal tasemel, et kõik tema pingutused on lootusetud, siis juutide rännakud kõrbes näitavad, et isegi ühe rännakuga võib lahkuda piirangutest ja jõuda heale ja avarale maale. Kui see kehtis juutide puhul, kes enne Toora saamist Egiptuse maalt lahkusid ja asusid vaimse mustuse 49. ehk eelviimasel tasemel, siis peale Toora saamist on piirangutest lahkumine palju lihtsam. Eriti tänapäeval, mille tänu seosele põlvkonna juhiga Rebega, kes aitab juute siduda ennast Jumala olemusega, saab ta erilised jõud, et jõuda Jordaani äärde Jeeriku kohale, mis viitab täielikule vabastusele, Mashiachi tulekule, mis ongi kõige suurem avarus. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!